Palju on seda küsimust, et kes on plejaadid ja miks me pole sellest midagi kuulnud, mis väikse aega on, et noh, et kuidas see võimalik, miks sellest kõik räägivad ja miks see kogu aeg nagu on teema ja miks sellest keegi pole midagi kuulnud samal ajal. Noh, no see on küllaltki oluline, aga samas nagu selles pole midagi drastilist või selles pole midagi katastroofilist või selles pole midagi järsku ja halba, et ütleme nüüd, see on nagu valitsus, aga see valitsus on parem, kui sa arvad võib-olla. Et ta on nagu mänguline, ta on nagu sihuke palju actionit ja nemad üldjoontes on see administratiivne kipub olema, et midagi valitsevad kuskil siit vaadates vähemalt. Ja aga see, kuidas nemad valitsevad, on nagu sihuke mänguline, nagu atraktiivne või selline et mitte nagu, et me mõtleme umbes mingi, kui tavainimene Eestis ütleb talle valitsus, siis ta mõtleb, et midagi halba on ja mis kahjuks on ja mis nagu rõhub meile. Aga plejaadid nagu ei ole see, nemad on nagu valitsus, mis on midagi mängulist ja heatujulist, kes siis nii-öelda sekkub vähem. Ta otseselt ka, kui ta sekkub, siis ta sekkub nagu millegi aitamiseks, nagu kuningas kunagi on, et miks kuningas või kuningavõim sekkus kunagi midagi aidata, et mitte nagu, et midagi halvemaks teha nagu. Et selles suhtes ja miks inimesed ei ole teadlikud siis sellest plejaadidest võib-olla on, et siin on palju misinfot või seda valeinfot on nagu levinud siinis piirkonnas nagu palju ja see nagu varjutab selle, et parema info nagu ära sageli. Et on plejaadid, kes on hästi kõrged või ülikõrged või liiga kõrged inimestel isegi, nagu mingi liiga suur võim või mis iganes, mida inimestel ei ole vaja teada. Või siis enamikel juhtudel on, et Orioni omad on ära varjutanud kuidagi selle hea sageduse. Mida teatakse, millest on kahju, ei saa midagi teha ka, et mingi värk seal ees on ja kuskil vaimses taevas või mingi must pilv on ja sa ei lähe seda surkema üldiselt, et kuule, et mis sa siin varjutad plejaadide imelist sagedust, et mis teete, nemad ei saa parata ka, et nad on nagu looduse osa, need mingid halvad kombed ja siis nad on kuulnud mingi kõlakaid ja siis nad levitavad seda plejaadi tasemel. Aga võib levitada plejaadi, kui sa lähed näiteks kristlikku kirikusse, siis Sirius automaatselt tõlgib neid plejaade läbi Siriuse. Vähemalt see, kus mina olen olnud ja nemad otseselt nemad on nagu üritavad Orioni lepitada ilmselt jumalaga või midagi sellist. Ja siis nad otseselt ei promo plejaade, mis ajaks Orioni omasid veel vihasemaks, vaid nad võtavad see plejaadide signaali ja tõlgivad otse läbi seda Siriuse ja mis sobib rohkem siis nii-öelda Orionile, ehk siis mis on nagu väiksem ja vähem. Aga plejaadid siiski on võimul selles suhtes, et kui me vaatame tähtkujusid, siis minu teada, ma võin ka eksida, minu teada plejaadid on suurem kui Sirius nagu nii suurusjärgu kui mahu poolest, aga ma võin ka eksida selles mõttes, et Sirius võib-olla on tähtsam kohalikele, ma ei tea seda. Aga minu ise on tulnud plejaadide tähevärava kaudu ja mulle meeldib see rohkem, ta on niisugune mänguline, et sageli need kutsuvad korralik ütlemine, mängud siin maal lähevad liiga ohtlikuks või midagi, siis tuleb keegi mingi riskeeriv plejaad hüppab kuhugi ja aitab kõiki ja hüppab tagasi või ma ei tea, kuidagi niimoodi nad umbes juhivad, nad on mitu korda seda teinud minu elus ja üks võtab hullema riski kui teine lihtsalt kõik selleks, et aidata inimesi, aga lihtsalt et ei saa midagi parata, nad lihtsalt on nagu sellised mängulised võib-olla või ma ei tea, et seal on nagu selles suhtes võimsamat rahvast ka siis, kes nagu võib-olla ei tegutse võib-olla nii nähtavalt, aga need on nagu varjatud sagedused, 7 on nagu imepeened, nagu need subtle words on ju, 7 chakra, et see on nagu subtle hästi peenikesed maailmad, kui sa lähed sealt hästi peenikese teid kaudu kuskil
mõnikord nad passivad kuskil, no ütleme nagu mingi majad, et lähed sellest hullust kohast sellesse hullu kohta ja siis tollesse hullu kohta ja siis seal mingi 2 majat umbes. No pleadid on nagu midagi sarnast, aga kõrgema kuidagi. et kui sa lähed sealt selle ime kaudu sealt sinna, siis seal on üks plead mingi põhjusel ja kellega sa saad võib-olla 5 minutit suhelda. et me ei tea, noh, et see, nad ongi salajas sageli, aga üha rohkem see ühendus nagu suureneb õnneks, et mitmel põhjusel. Üks on, et paikkonna piirkonna vibratsioon tõuseb, ehk siis maa on võib-olla otsustanud, et noh, inimesed järgsele sagedusele, et me ei tea seda, ja siis näiteks liiguks pleadidel lähemal või noh, tundub niimoodi, me ei tea, et viimasel ajal on see promo nagu, et ärgake üles, mida te teete, loodust kaitsma, noh, et see viib tegelikult pleadidele lähemale küll ja mida loodetakse. Ja vahepeal oli see Orioni suur sõda, mis on väga halb teema, aga seal need, kes tulid Orioni, need osad hakkasid toetama neid mustasid Orioni omased, no nende mõtteid, nagu nad ei olnud piisavalt nagu jõulised võib-olla ja siis nad ikka võtsid need halbu mõtted sealt mustadelt Orioni omadelt, need noh, neutraalsed Orioni omad rääkimas musti Orioni mõtteid ei ole vist kuigi meeldiv ja tekitab sellise misinfopilve nagu igal pool. Ja siis need olid isegi programmeeritud, et minema sõtta pleadide vastu. Aga tegelikult nad ei taha seda, et see pleadid on nagu, no hea neile tegelikult soovivad, aga nad ütleme, meie tahame olla võimul, aga nad ei tunne seda piirkonda. Ja ütleme, noh, tegelikult nad ei ole mitte keegi, need noh, mässulised siis Orionid, nad selles suhtes praeguses kontekstist nad ei ole mitte keegi. Ja nad saavad sellest ise ka aru, selles mõttes, et ma ei tea, kes on olnud, nad ei julge tegelikult midagi, noh, nad ei ole isegi julgenud vallavalitsuse kallale minna või noh, selles suhtes, need ähvardub umbes, et nad pööravad kogu riigi ümber nagu ikka, aga nad ei ole julgenud isegi vallavalitsusele minna kallale, selles suhtes, et ja vallavalitsuse asukohta on muudetud, et noh, et ütleme, et Orion üritab 6. tšakrast rünnata mingit olulist punkti ja pleadeelest ei ole seal, nemad paiknevad kuskil 7. ja 8. vahel või kusagil mujal. Ja siis see Orion lihtsalt ründab tühjust ja noh, midagi ei muutu sellest selles suhtes. Ja mida nad ka järjest vähem teevad ilmselt. Siis nad saavad maaga sünkrooni järjest rohkem ja need halvad negatiivsed mõtted, mis on kusagil mujalt, need järjest vähem nagu figureerivad või noh, üritatakse mõjutada ka, et miks see Orioni oma seal veel mõtleb mustasi mõtteid, tehke midagi. Mingi 1000 hinge läheb ümberringi, proovib mõjutada. Et see ei ole ka kuigi meeldiv, et tõesti, miks see Orioni oma seal mõtleb musti mõtteid, et me kõik oleme üks tervik, kuulume ühte samasse liiki, ühte samasse rahvusesse, et miks peaks keegi inimene kuskil musti mõtte mõtlema, et muidugi seda, noh, targem oleks midagi ette võtta sellisel juhul. Ja, aga pleadid, nemad ei mõtle neid mõtteid, et no on üks plead, keda ma tean, kes ei ole Merkabaga, kes on nagu ülilahedal nagu pleadidel, tal mingil põhjusel ei ole veel Merkabad ei ole tal mingil põhjusel, aga ülejäänud kõik pleadid, kes ma tean, neil kõigil on Merkaba ja nad õpetavad seda just. Ehk siis nad õpetavad valgustust ja Merkabat ja seda. Aga üks on ka, kellel ei ole seda veel, ma ei tea, mis ta tegi või aga ta on täpselt pleadidega ühenduses, see on mitte soovitatav sagedus, aga ta ka figureerib ilma Merkabata siis mõnikord. Need on, me ei tea rohkem neid ka eriti. Aga Merkaba omast tuleb järjest juurde õnneks ja kõik soovivad neid. Osad küsivad ainult neid, et kus juba saaks neid Merkabaga inimesi juurde kogu aeg, et tahaks ka sinna liikuda juba. Ja no see kõik on võimalik. Mida vähem me ründame valguskehadega inimese olendeid, seda suurem tõenäosus on me ise saame valguskehad ühel päeval. Et mida vähem me ründame pühendunud, mida vähem me ründame valgustunud pühendunud, seda suurem tõenäosus on me ise saame valgustunud ja paremaks pühendunuks. Et see on nagu see loomulikkus, naturaalne asjade käib. Ja need pleadid,
mitte kõik küll, aga need, keda mina olen kohtanud ja mis mulle võib-olla soovitatakse rohkem, on see hästi loomulik, naturaalne, lihtsalt nagu see valgustatus, kus on lihtsalt see loomulik, naturaalne see taimetoit, jah. Lihtsalt taimetoit ja loomulik. Noh, et ma ei oska seda seleta võib-olla. No see, kellega ma kohtusin, see viis mind nagu, selle kaudu läks nagu see rännak läks edasi kuhugi sinna 4. dimensiooni üldse ja just nagu seda loomulikkust, nagu loomulikult teed kohe näidati või seda. Et see 4. dimensioon oli ka nagu hästi loomulik just. Et ma ei oska seda, et see on nagu looduses, naturaalne, kõik on hästi loomulik, lihtne. Kõik seda just täpselt nagu rõhutati võib-olla. Et need on ikkagi võimalikud sellised rännakud. Ja mida meil on vaja sellise rännakule, meil on vaja valguskeha sellises rännakuks. Ja kus me saame valguskeha? See on hea küsimus. Selles suhtes, et minule ja Kuru ütles, et nad teevad seda koos. Et ma ei tea see kohta. Ja kuidas saab üldse valguskeha, see õpilane pöördub oma Kuru poole ja proovib praktiseerida siis seda konkreetselt kindlat budistlikku praktikat. Ja niimoodi ta omandab siis meistri ehk Kuru käest siis selles budistlikus taevas omale valguskeha. Niimoodi minu teada saab valguskeha. Aga minu Kuru ütles mulle, kui nad kirjutas, et teised teevad seda koos. Et neil on nagu see, et nad ei tee seda üksi, et nad teevad seda koos. Sellest saab nagu veel vähem aru, aga see on usutav ja ma isegi näen, et nad teevad seda koos. Ja see on usutav, jah. Ja Kuru ütles, ilmselt on niimoodi. Ja aga need üksi rännakud on ka väga võimsad selles suhtes, et näiteks Ashtanga yoga, et sa võid minna ükskõik kuhu. See on väga lahe. See koos sellega on, oli, enam ei ole. Aga koos sellega oli üks jama oli see, et nad kippusid liiga madalale. Nad nagu, hakkasid mingi negatiivsete jõuda ka tegema koostööd. Et igal juhul koos on ja võtame need kurad ikka kampa. See igal juhul koos ei ole, siis sellisel juhul tuleb sinna mingi üksik, kes lööb nagu seal puruks ja korra majja, mida ilmselt paljud on kogenud. Näiteks Nõukogude Liit on ja tegi mingi mustade jõudega koostööd, tuli mingi üksik usklik on ja pole enam midagi alles sellest. Et mõnikord see sekkumine on siis, näitab siis seda isikut just või seda kõrgemalt sagedust keegi isik siis näitab teed, mis loodetavasti ei ole vajalik, aga mis on meeldiv. Et minu poolt see on huvitav, hea teema, et ma olin üllatunud, ma tulin nagu just Tallinnasse ja Vabadus oli läinud veel suuremaks, et niigi oli hästi suur ja ülisuur ja veel suurem Vabadus ja tulin Tallinnasse ja Vabadus on läinud veel suuremaks. Et nad suudavad seda hoida küll, need, kes on sellest vastutavad. Et neil on nagu oma süsteem. Ja mis nagu juhtub ja on juba juhtunud, mis mustadele oriooniumadele ei meeldi võib-olla kõigile, on, et neil noorem põlvkond on üle võtnud kõik juba. Ja see on tore, selles mõttes, et nad ei julge seda veel aktsepteerida või ei julge seda arvestada, aga nad on tegelikult võimu käest mänginud või andnud, nad on tegid mingi valesid valikuid ja mustad oriooniumad ja siis kerkib mingi uus sagedus, mis hoopis mujalt ja mis sobis kõigile paremini. Ja siis see vanad mustad oriooniumad mängid selle võimu käest, mis neile ei meeldi, et nad soovivad, et neid austataks, respekteeritakse, et nende võim oleks valitsev ja kehtiv.
aga nad lihtsalt mängisid selle maha nagu kahjuks või õnneks, noh, me ei tea, me ei saa teiste inimeste eest otsustada. Ütleme, et noh, mul on mingid nagu valikud teha elus, mulle korduvalt keegi usklik inimene, keegi meenutab midagi, et proovi ikka sinna rohkem, tee ikka seda rohkem ja ma ei kuule seda kunagi, ma ei tee seda mitte kunagi. Siis järk-järgult see võim nagu mandub või jääb järjest vähemaks, et sul valitsejal on valik pidevalt teha kas õigesti või valesti, keegi kogu aeg tuletab meelde ka, et tee ikka õigesti, ta ikka teeb valesti järjest rohkem ja võim üha enam mandub ja väheneb ja lõpuks ta mängib võimu täiesti käest. Et see on mitmel pool juhtunud ja siis võtab võimust siis see parem sagedus, mida inimesed soovivad. Et see lihtsalt kipub nii olema ja see on kahju, need, kes kaotasid selle võimu, neil on sellest kahju. Need, kes on ise nüüd võimul, neil on võib-olla raske, aga neid soovitakse aina sinna, et jah, kas see on hea või halb, et liiga noor võib-olla on see uus võim. Aga no las olla, et mina ei puutu nendesse üldiselt. Et lapsed on väga hea näide, neil ei ole võimu ja administratiivse sektoriga nagu üldse pistmist. Nad ütlevad ka seda mitu korda, et nad teevad hoopis nagu muid asju, mis on veel palju parem. Et miks üldse enam. Ja esimest korda paar päeva tagasi mulle seletati ka seda negatiivse musta hierarhiat seletati ja selle äkitset puudumist.